Täna oleme siis siia kokku tulnud selleks, et õppida puusuusa tõrvamist ja määrimist. Ja meil on õpetajaks ei keegi muu kui 83. aasta Tartu maratoni võitja Jaanus Teppan. Mees, kes ka omal ajal ise puusuusaga on maratoni läbi sõitnud. 83. aastal vist küll olid juba plastiksuusad, aga igal juhul on mees, kes kindlasti teab puusuusast palju, on alustanud suusatamist puusuuskadega ja räägib meile siis täpsemalt, kuidas nende vanaaegsetes listapuudega ümber käia. Nii, sul on siin nüüd ühed ehtsad tünnilauad Dünamo suusavabrikust, tõenäoliselt 70. algusest kuskilt. Ja räägi, mis sa siis nüüd siin praegu alustuseks teinud oled. Et kõigepealt siin oli natukene pidamismääset all, eks. Et võtsid määrte maha kõigepealt, eks. Kõigepealt me eemaldasime määrde, kui seal on juba aastakümneid, on seal juba ilmselt all olnud. Ei ole, see on 2 nädalat tagasi määritud ja nendega sõitmas käib. Omal ajal kasutati siis puusuuskade tõrvamiseks ja hooldamiseks oli selline leeklamp, mis käis bensiiniga, aga tänapäeval saab see hakkama sellise kuumapuhuriga. Ja selle suusa siis, seda ma olen küll siin puhastanud, selle suusa siis puhastamiseks on siis 2 sellist võimalust, et on vaja puuvillast sellist pehmet lappi, mida teil enam majapidamises tarvis ei ole, võite julgesti võtta. Ja puusuuska siis kuumutatakse niimoodi, et see määre siis sulab ja siis eemaldatakse lapiga. Siin on veel jäänud soole sisse, piisab sellist määret. Aga siin ongi nüüd hea küsida, et kui me täna tavalisele plastiksuusal oleme harjunud seda pidamismääset maha võtma vedelikega, spetsiaalsete vahenditega, mis lahustavad selle määrt ära, siis puusuusale sellega vist ei või kallale minna või kuidas? Puusuusale sellega kallale minna ei tohi, sest see rikub ära selle puupinna siit pealt. Ei tärpentiini, ei muid selliseid puhastusvahendeid, vaid siin ongi selline on selle kuuma puhuriga, see lapikene, millega tehakse puhtaks, või siis kui suuska on mõnel juhtub olema, et ta on nii kaua aastaid hoitud mingid uued suusad, või suusk natukese vajab pealt silumist, on olemas kõrv selline kiirlõike terasest tehtud selline tsikkel, ehk sellega saab ka suusa pinnalt siis eemaldada külma ilma määrde, niimoodi, või võib ka teha siis suusapinda siledamaks, lükates siit mööda siis puusuusapinda ja tuleb selline ühtlane kiht ja see pind läheb siledaks. Tehti ka omal ajal siit liivapaberiga pealt, aga ma arvan, et see saab juba päris hea olema. Nii, et saame selle suusa suhteliselt siledaks ja saame eemaldada ka, ütleme, selle vana määrde siit pealt. Aga kui seda tsiklit ei ole käepärast võtta, siis liivapaberiga võib ka teha. Aga kas siis peab klotsi sees liivapaberika olema või lahtiselt ka teha? No kõigepealt tuleks ikkagi eemaldada see vana määre siit alt. Muidu see määre jääb sinna liivapaberi sisse. Siis võib panna ta korraliku sellise tugeva klotsi ümber ja siis võib liivapaberiga seda siit pealt lihvida puhtaks. Ja kui see töö on nagu siis tehtud, siin kõik näete, et see suusk on ühtlane, enam kuskilt pind ei tule käe sisse. Kõik küljed on ka ilusti tehtud niimoodi, suusk näeb ilus välja, ta on muutunud natukese heledaks. Nüüd oleks siis hea puusuuska, et teda vettimise vastu kaitsta, puusuuska imutatakse tõrvaga. Selleks oli küll omal ajal oli olemas siis suusatõrv. Praegusel juhul saab ainult meie põhjanaabrite käest on siis selline stardi servistõrv, mida saab veel osta. See ei vaja kuumutamist. Ja siis teine, mis praegu kaubanduses on saada, on täiesti männitõrv. Et ma usun, et see sobib ka kasutamisse ja mõnel on veel võib-olla alles on sellised vanemad purgi sees suusamäärded, mis on tõrvabaasil, et isegi nendega saaks seda, ütleme, suusapinda nagu immutada
tõrvaga läbi. Ja näed, minul on siin päris ehedat puutõrva, ei teagi mis aastatest, 60-ndatest, 70-ndatest ja mis imeline lõhn sellel on. Ja see on fantastiline. Kui Ivan Odav hoidis alles õhupallis Pätsu hinge õhku, siis mina ütleks, et see on küll nii väärtuslik, et see on nagu mu esimese suusaõppejõu Aarne Kivistiku hinge õhk. Võib-olla siis äkki tahadki teada, kuidas seda asja siin peale kantakse. Paneme ja teeme see algust, ütleme selle tõrvaga. See tõrva tuleb siin enne soojendada niimoodi, et ta läheb kuumaks, vedelaks siit sees ja kanda teda peale pintsliga. Võtsin siin pintsel, võiks ka olla niimoodi, et on selline tugevam pintsel, et kui ta selline pehme on, siis ta hakkab igale poole laiali valguma. Nii, ja kuumutame siis tõrvasid. Me siit pealt poolt, vanasti oli, kui leeklambiga kõvasti leegi peale lasid, siis võis ka juhtuda nii, et tuli poole tunni pärast juba tuletõrje välja kutsuda. Nii, see tõrv sai natukese siit juba sai pehmemaks ja nüüd kanname see suusale peale. Nii, ja sama aegselt tuleb siis kuumutada. Nii, ja kanname ta ilusti. Jahtud kiiresti ja ühtlase kihina anname ja kuumutame siia sisse. Aga ma vaatan, et sul on siin väga head pitskruvid, mille vahele seda suuska panna, et minul kodus küll ei ole nii häid tingimusi, et üsna mugav on nii teha, et kus selliseid asju saab ja kui ei ole, siis käibki asi kuidagi nii, et naine hoiab kinni ja ise määgid või vastupidi, paned naise pintsli. No üldiselt on seda tööd kõige parem teha kodus kuskil ikka peretoas, kus on hea ja soe. Lapsed hoiavad, kuskil võtate sellise pehmed toolid, panete tooli peale, lapsed hoiavad otstest kinni ja pereisa siis soeldab seal seda tõrva. Ja siis kas valge vaiba või puidu peal näiteks, et kui see ka läheb tõrvapritse sinna peale, siis saab see lauale ka ilusti. Ja on ikka jäljed sellest väärtikas tegevusest pikaks ajaks elamisse. Just nii. Ja teeme pool suuska nüüd selle kuumtõrvaga. Ja nüüd tuleb teda kuumutada. Mitte muidugi nii palju kuumutada, nagu oli 70-ndatel, kui sauna pandi üles puitlauad ja siis sinna leeklambiga lasti leeki peale, et tekkisid sellised kerged põlemise jäljed. Samuti ei tasu suuska nii palju kuumutada, et ta söestub siit. See on ühtepidi on hea, grafiit pidavad libisema hästi külma ilmaga ja värske lumega, aga ma arvan, et juba sellisel kujul söestunud puit ei anna sellist libisemise eelist. Nii. Paneme siis ka teise poole suuska vedela tõrvaga ehk valame seda stardivedela tõrva siia välja. Seda ei ole vaja kuumutada. Selle võtame teise pintsli selleks. Meil on pintslid selleks ekstra olemas. Nii. Ja samamoodi kanname siia suusale peale. Nii. Ja see imendub siia suusa sisse. Siin ei ole vaja rohkem sellega midagi teha. Ja. Aga kas nüüd mul poolsuuska libiseb kiiremini kui teine pool? Esimene pool on sul nüüd pidavam osa ja tagumine pool on libisevam osa. Ja. Nii, ja nüüd laseme sellel, kuna see tõrv nüüd tahab natukese siin imenduda toatemperatuuril ja nüüd kui esimene osa on näha kuumutades, kui enam kuumutad ja näed, et heledaid osasid välja ei tule, siis on suust korralikult tõrvatud. Nüüd see, mis on vedela ise imenduva tõrvaga, sellega peab natukese ootama, kuni ta ära kuivab, siis on näha, kas on veel mõned heledamad kohad, mis siis lasta pintsliga veel ilusti üle. Aga siia soonde nüüd jääb oluliselt paksemalt see. No aga midagi peab olema ka raja peal võtta reservis. Juhul kui küljed lähevad valgeks, siis sa saad alati võtta siit soonest ja natukese panna siis sinna külgede peale. Jaanus, aga mina olen suvel kõvasti remonti teinud, kas need küljed tuleb siis ka selle tõrvaga kokku teha või see ei ole oluline? Ja jookseb kõik mööda külgi. Ja selleks on see lapp, mille me juba enne võtsime, et me puhastame ära. Küljed ei ole olulised siin suusal, et neid ei pea immutama ja tõrvama. Need on juba iseenesest reeglina värvitud ja need on töödeldud.
nüüd see pool jääb meil siis nüüd ilusti siin kuivama, aga see pool nüüd on tõrvane, kui te katsute teatud osa, siis imendub sisse, aga kõik, mis nagu üle on. Noh, üldse ei mäsigi. Ja nüüd toimub niimoodi, et see üleliigne tõrv kuumutatakse ja võetakse lapiga maha. Nii, et Indrek, see hirm, et sul, et see pool suuska siin libisema ei hakka, see on nagu täiesti ülearvune. Aga mina mäletan seda, vanaisa ja isa mul puusuuski tõrvasid, et jälle seda, kui oli ära tõrvatud, siis ma pidin kütma natukene aega ümber maja, et enne kui need suusad üldse uuesti libisema hakkasid. Algul nad ei tahtnud üldse libiseda. Kas see oli sellest, et äkki nad ei võtnudki ära seda tõrva? Ilmselt nad ei võtnud ära ja nüüd, kui see tõrv on võetud, siis nüüd oleks vaja sõita selle suusaga veel 10-15 kilomeetrit ja alles siis hakkad seda suuska määrima, paned siia peale määrde. No näed, see suusk on nüüd selles mõttes esimene otsa juba sõidetav. Siia saame kõrvale panna nüüd sellist suusa, mis on töötlemata, on ikka täitsa teist nägu. Aga ennem jäi jutt pooleli, et kust neid pitskruvisid ikkagi saab? No pitskruvid on meil, ma ei tea, kui hea on nüüd kaubanduses saadaval, aga minul on hetkel siin Toko sellised pitskruvid, mida ma olen kasutanud siis nii küll mäesuusa kantide teritamiseks, küll hüppesuuskade parafiinimiseks, küll mulmasuuskade määrimiseks ja parafiinimiseks ja antud juhul on siis puusuuskade tarbeks. Väga universaalsed, nahaalsed tööriistad. Selles suhtes tõesti saab suht kerge on võtta teda kaasa, 2 pitskruvi. Nii, ma ei tea, mis ma teen. Tõenäoliselt kuskil Toko müüjate käest võib neid saada siis. No näed, suusapind on täitsa kena näeb välja. See esimene pool on natukese tumedam, see on natukese heledam. No siia võib veel panna ühe kihi. Siin need küljed, mis on nagu heledaks kulunud, et need vist tahaksid veel saada. Aga see on nagu sisse imendunud, et see natukese kleepub, aga peale esimest sõitu juba on kõik korras. Teeme veel ühe suusame. Me teeme siis selle teise ka ära, aga kummaga teeme? Ma ei tea. Teeme nüüd selle tänapäevasega. No teeme tänapäevasega. Ma näen, et sa juba nerveerid, et sul tulemused on sul kehvemad. Et eelme suus sai nüüd tehtud, selle suusal eemaldasin nüüd siis selle vana kihi siit pealt, sai suus siledaks ja nüüd katame siis selle suusa juba tänapäevase suusatõrvaga, mida on lihtne panna peale ja mida saab tellida visu.ee-st endale ja seda ei ole vaja nüüd kuumutada, et ma selle suusa teen nüüd puhtalt selle külmtõrvaga ja jätan ta siia imenduma. Ja saab väga hea, saab see suusk ja libiseb ja peab ja hea lõhn on teil kodus ja üldse väga esteetiline. Nii, no võt. Toome küljed ka puhtaks. Nii, küljed puhtaks siit. Lähete minna. Nii vedel. No see jääb imenduma ja 2-3 korda võib teda kanda peale, aga kui on juba vanem suusk, mida varem tõrvatud, et piisab ka ühest korrast. Aga kui on uus täitsa valge suusk, siis peaks siis 2-3 korda peaks laskma imenduda seda sisse, seda tõrva, siis on selge, et ta nagu kaitseb seda puidupinda ja vähem vettib ja kui juhtub olema Tartu maratoni aeg selline nulli ilm näiteks, siis on ju natukese nadi, kui teil suusad finišis on 2 kilo raskemad, kui te startisite. Et sellepärast oleks nagu hea need suusad korralikult tõrvata. Aga kui selle finišisse jõudmise jutuni juba jõudsime, mis sinu enda arvamine siis selle puusuusaga Tartu maratoni sõitmist on, et kui palju raskem ettevõtmine see on sinu arvates? No ma arvan, Indrek, et sinu jaoks on see isegi kergem. Et pidamine on 100%, ei pea nagu muretsema, et suusk annab tagasi. Nüüd on küsimus ainult, et saaks ta kuidagi ka libisema niimoodi. Aga libiseb võib-olla see puitsuusk natukese aeglasemalt kui plastiksuusk ja selge, et siia me ei saa panna peale ütleme pulbrit ja muid selliseid asju, mis kiirendaks. Võib-olla ka saab, aga selle kätte saamine on juba oluliselt raskem siit seest. Et ei ole vahendeid, millega seda ära võtta. Küll on õõrtud siia küünlavaha ja proovitud on see ka variant, aga jälle selle puitsuusa puhastamine pärast on oluliselt problemaatilisem. Ilmselt annaks seda ka parafiinida,
aga ma ei tea, kuidas selle asja pärast puhtaks saab. Ja mis ta nagu puidupinnaga teeb. Aga ehe tõrg on alati ikka selline ehe ja hea. No ühesõnaga ma sain aru, et see oli hinnang minu klassikatehnika oskusele, et plastiksuusaga ma seda pidama ei saa, et puusuusaga on veel väike lootus. Et ühesõnaga sellised minusugused kasvajalad, et need pigem võiks puusuusa valida. Jõud on, tehnikat ei ole. Aastast aastasse on probleemid, et suusad ei pea, muretsegi endale puusuusad. Need saate kindlasti pidama ja ei ole mingid mured sellepärast, et jalad kuskilt tõmbate ära ja saate rahulikult suusatada sõbraga juttu ja maratoni aeg. Nii, nüüd me oleme siis tõrvamisega ühele poole saanud ja püüame meelde tuletada, et kuidas seda puusuuska siis ka määrima peab. Meil on siin nüüd ühed vähem moodsamad suusad Rootsimaalt, tegelikult leitud ühest kaltsukast 10 euro eest. Peaks olema võistlussuusad, väga kerged. No, mulle tundub, et Sven Ake Lundbäck tegi nendega omal ajal väga häid sõitu. Võimalik. Ilmselt on tema isiklikud suusad seal. Et tõrvatud neid kunagi on. No, paha poleks uuesti üle käia, aga kuna värskelt tõrvatud suuska määrida ei saa, siis nende suuskadega me katsetame nüüd määrimist ja Jaanus siis tuletab need tarkused ka meile meelde. No kõigepealt, kui nüüd puusuusad määrimiseks läheb, siis reeglina kui plastikud määritakse, siis tal on kuskil seal, kus jala kanna koht on, määritakse kannast kuni ettepoole seda pidamist. Siis puusuusal hakkab vastupidi, pidamine hakkab kuskilt siit natukese enne sidet ja läheb siia kanna taha. Et see on nagu puusuusa ja plastiksuusa selline erinevus, määrimise erinevus. Ja see siis ka loomulikult annab sellele puusuusale, ütleme, selle väga hea pidamise omadused. Nüüd me eeldame, et 17. veebruari hommikul on siis Otepää suusastaadionil on -7 kraadi, -6-7. Harimäel on siis kuskil 9 kraadi külma, ütleme Elvas siis jahilaske tiirus on siis finišis on ütleme 5-4-5 kraadi külma. Ja nüüd, kuidas sellistes oludes siis puusuuska määrida. Selleks on siis, võtame 2 määret reeglina pidamiseks. Valime siis, ütleme, kui on siin selline kuni 6-7 kraadi, on siis -1 kuni -10. Võtame. Ja libisemiseks, et otsad tuleb ka puusuusa määrida, siis libisemiseks võtame gramm külmema määrde. Ja see on siis nüüd, ütleme, -7 kuni -30. Ja ega siin muud vahet ei olegi väga selle plastiksuusa ja et selle õhukese kihina kanname selle siis siia peale. See nüüd sinine määre on meil siis antud juhul on libisemiseks. Võib kasutada sama nippi nagu on ka plastiksuusal, et esimese kihi võime ka siis triikrauaga või ütleme selle sama puhuriga üles soojendada ja esimene kiht panna siis soojalt alla, sest siis ta imendub siia puidu sisse ilusti ja jääb paremini, hoiab ka teisi määrdeid enda küljes. Aga pidamismäärte valik on ikkagi põhimõtteliselt enam sama, mida sa plastiksuusale paned ka sama ilmaga, paned ka puusuusale pidamiseks. Just. Ja libisemismäärde põhimõtteliselt jätkine aste külmemaks. Just. Libisemismääre on siis aste külmemaks lihtsalt, et libisemis, või siis tähendab, see annab siis nagu libisemist ja libisemismääre on, seda ei ole väga palju vaja panna, panete 2-3 kihti ja vaatate, et saab see libisemispind saab siis hästi sile. Ja põhimõtte ülejäänud see määrimine on kõik samamoodi nagu määritakse plastiksuuska. Ma panen selle esimese kihi lihtsalt, panen siia alla soojalt, siis saab selle hästi ühtlaseks ja siis on juba lihtsam määrida peale. Nüüd, kui te tahate, siis viimane kiht võiks olla määritud õues. Panete suusad õue, lasete ära jahtuda, läksid karvad ka, nii. Et väljas veel hõõrute hästi siledad selle pinna pealt, vaatate, võtate selle suusasid ära, vaatate vastu valgust, et see määrdepind hakkab siis läikima, et see
saaks ühtlane, et need ei oleks näha mingisuguseid konarusi. Ja just väljas saab siis viimane, siis lastakse kas pidamine ja veel lastakse korkiga üle, et see ilusti läigib, siis on see uusk valmis. Ja niimoodi, ega siin muud rohkem sellist keemiat ja raketiteadust ei ole. Aga mida ma nüüd tahaks küsida su käest küll, et vaata, siin on veel ühed sellised Rootsi puusuusad ja noh, mingisugust painet kui sellist neil enam küll nüüd ei ole. Et kui me oleme plastiksuusaga harjunud ikkagi, et klassikasuusal on ikka selline korralik pulp all, et siin midagi sellist ei ole, et kas nüüd sellise suusaga enam polegi midagi teha või mis saab sellest? Puitsuusal on nüüd küll omal ajal neid puitsuuski natukese tehti seda painet suuremaks ka sellega, et otsad seoti siis kinni. Tõmbati teibiga see keskele, pandi siis kork, hoias otsa kinni. Nii, pandi siia ütleme selline kork vahele, nii tagatots ka kinni, võib veel panna ja siis pandi ta sauna kuuma. Ja kuumas saunas siis visati ta lumehange ja siis puit, siis suusk läks, paine läks nagu natukese suuremaks. On veel üks variant, kui on piisavalt aega, võtke kaalust alla. Siis saab ka panna. Hea soovik. Nii, aga siis meil on veel küsimus, et siin on meil seina peal lisaks puusuuskadele ka tegelikult ühed päris vintage plastiksuusad siit Eestimaalt, Estoniat. Need peaks olema vist 70ndate lõpuaja plastiksuusad. Mis sa nüüd nende kohta ütled ja mida nendega nüüd teha või ette võtta, kui sellist, et on olemas ja tahaks ka nagu rajale minna? Ja kui te nüüd olete kindlalt otsustanud, et te tahate nende suuskadega minna rajale, siis siin on nüüd üks asi, et kõigepealt enne kui te lähete nende suuskade põhjakallale, siin on nüüd päris head suusapõhjad on need nende suuskadel kipus tulema ära siit külje pealt värjed. Et siis oleks mõistlik, kas need küljed siit mingisuguse katta kõigepealt üle epoksiidliimiga ja siis võib-olla siis panna siis üks värvikiht, et kõigepealt kiht kaitsta. Sest kohe esimene asi, mis siin juhtuda võib, on, et imendub siit vaikselt, kui tegete suusatamas, saab lumi, saab märjaks ja siin sees on vaht ja need suusad vajuvad siit läbi ja lagunevad laiali. Et kaitske kõigepealt ära need küljed. Nähke natukese vaeva, väikse pintsliga siit kas panete värvi peale. Oleme ka teinud siin epoksiidliimiga, et siit vesi ei saaks siit sisse minna. Muidu hakkab kohe siit äärest narmendama ja plastik tuleb lahti. Praegu on need suusad veel väga heas seisus. Siit plastik ei ole veel külje pealt lahti tulnud. Ja siis on juba sama lugu. See suusk läheb siia kas suusapuki või siis antud juhul nende pitskruide vahele. Pitskruide vahele, nii. Kas sa panid sinna, ole üles poole. Need on kandilisemad suusad. Nendega ei ole väga muret. Ja pitskruiga peab olema ettevaatlik väga kõvasti kinni ja pitsitate jälle suusa sealt lihtsalt küljed katki. Et see nõrnad. Nii, ja siin ei ole ka muud, siin on natukese aastast 75 on jäänud siin määre alla. Ma näen, et see on sinine visti, mis on -2–8 värske lumega, aga ma arvan, et ta ei ole säilitanud oma nagu pidamise omadus, et see tuleks eemaldada siit. Ja siin ei ole ka muud, see suusapind tundub on hea, aga on jälle seesama selline metallsikkel, millega saab siis eemaldada selle suusa pealmise kihi, plastikukihi. See läheb suusk esiteks siledamaks ja tuleb siit selline must plastikukiht ära. Ja oot siia saab juba siis hakata panema parafiini ja nii nagu plastiksuuski määritakse. Ja sama see määre tuleb eemaldada. Siit võib ka võtta juba vedeliku. Siit võib võtta ka puhastusvahendiga, aga loomulikult targem on kõigepealt see määre nii palju kui tuleb nende paksem kiht, kui see metallsikli või plastsikliga siit ära võtta ja alles siis puhastada vedelikuga. Ja muu on täpselt nagu tänapäevas suuska määritakse. Et kõige tähtsam ja kui te tahate oma vintage'id hoida, siis küljed liimi või siis värviga. Ja kui te tahate, et need tagumised otsad väga lahti ei lähe, kipub, et need suusa tagumised otsad lähevad liimist lahti, siis siin on ilusad teravad need suusa otsad, et pange nad kodus kas siis suusaninade peale seisma või siis on sellised suusahoidjad, et saate panna, et see
suusaotsad lähevad lahti, kui see tulete välja, suusk on lumest puhastamata, panete seina äärde püsti ja sinna alla, lumi valgub sinna alla, sulab siis vesi ja need suusaotsad jäävad vee sisse, ükskord lööb see liim lahti sealt. Nii, väiksed nipid. Nii, aga nüüd siis ei ole muud kui laka pealt puusuusad alla ja korda teha. Lähed testima äkki praegu. Ja mina lähen jah, siin mädet toovima.